Teist korda maailmas, esimest korda Eestis. Nii saab täies tões ja usus öelda Pühajärvel peetud Tristar 111 Estonia triatloni kohta. Südasuvine triatleetide jõuproov Pühajärvel on endal leidnud kindla koha nii Eestimaa kui rahvusvaheliseski suvespordis. Aga sellises variandis 1 kilomeeter ujumist, 100 kilomeetrit jalgrattal pluss 10 kilomeetrit jooksu võisteldi siin esmakordselt. Ja maailmaski oli niisuguse distantsi debüüt 2 kuu eest Saksamaal. 280 võistlejast tuli esimesena veest 21-aastane inglane Philip Graves, rootslase Björn Anderssoni ja 3-aastast Hawaii triatloni võitnud austraallase Chris McCormack ees. Kohe nende järel 4. asus jooksma Priit Ailt. Jalgrattarajal näitas oma võimu Björn Andersson, kes künkalisel ringil ümber Pühajärve kasvatas edu Gravesi ees 2-minutiliseks, kuid see oli pürhose võit. Jooksudistantsil pidi rootslane põrgu leitsakust taastumiseks lausa vahepeal maas lamama. Kõigi aegade noorimana mullu täispika triatloni Ühendatud Kuningriigi triatloni võitnud Graves sai tast mööda ja võitis lõpuks 5 minuti ja 22 sekundilise eduga. Järgnesid Thomas Hellriegel Saksamaalt hispaanlane Nicolas Ward Munoz ja Saksamaal selle ala võitnud Chris McCormack. Parima eestlasena oli Priit Ailt 6, võitjas taga 16 minutit ja 50 sekundit. Ei jõu olla kogu aeg vormis, et see oli mul selle aasta 3. poolpikk võistlus. Ja nüüd ma arvan, tuleb aeg korraks maha võtta, paar nädalat puhata ja siis vaatab, mis siin septembris, oktoobris veel teeme. Küll see jooksu osa raskeks läks. Tegelikult täna ikka ratas läks rohkem raskemaks. Jooks oli, tead, sa ootad seda jooksu, sa tead, et see on ainult 10 kilomeetrit ja see on niisugune, selle peaks iga kell ära jooksma, aga see ratas tuli kilomeeter haava vahepeal ikka, et ei liikunud üldse. Naistest võitis ameeriklane Desiree Ficker, inglane Tanja Slateri ees. Tubli jooksuga tõusis 3. Alma Sarapuu. 3. koht, nii raskel päeval, nii raskel triatlonil teeb rõõmu kindlasti, said veel lõpus soomlannast mööda. Jah, tõesti teeb rõõmu, et väga hea tulemus ja ei oleks osanud veel jookseva alguses seda lootagi, et tõesti väga hästi läks. 73 võistkonna teatevõistluses oli edukaim jooksuekspert koosseisus Alar Lodi, Ervin Korts-Laur ja Margus Pirksaar. Kogu võistluse jooksul ei loovutanud nad juhtpositsiooni mitte hetkekski. Eesmärk oli individuaalile ära panna, et kogu häälestus oli selleks, aga natuke sai vist üle häälestatud, et kurat, viimane see sinna minek mäkke, see oli ikka päris korralik maasikas tordi peal nii-öelda. Jah, aga individuaalidel oli ka 10 minutit ikkagi edu. Jah, 11. Ja et selles osas tegemist ei ole papist poistega, et arvata oli, et tuleb väga-väga raske võitlus ja seekord jäid nemad peale. Naiskondadest võitis Tartu Ülikool Liisa Lodi, Grete Treier, Liina Luik. Erisaadet tänasest võistlusest näete reede õhtul kell 8 ETV2.